No aga selge, tere! Et mulle teeti ülesandes kõnelda, sest et mis asi ta Vana-Võrumaa kultuuriruumi ülepäev on, kumandat kõike tiiesi, aga midagi ma vast sipakene tiiaga. Et uuringide perre on küsitty, et mis asja on ma mida tege võrokeisist võrokese. Samamoodi nagu tuud on ka mulke käest küsitty ja setode käest küsitty. Ja võrokeisi puhul on kõige selgempalt välja tulnud, et on kiil. Et setodel on veel usk ja kalendri ja neil on tõne kalendri ja pühä ja rõiva ja leelo. Et võrokeisil on neid teisi asju ka veel, minkest on tähemba ka veel kõneldas, aga kõige edimine asi on kiil. Ja sakasti küsitas, et võro kiil ei saa ju vana olla. Aga umeti keeletiidlase ma ütelnud, et võro kiil vai ses Lõuna-Eesti kiil on kõige vanem Õdagumere sama kiil. Ja on ses juba mitusada aastat enne Kristust eraldunud sellest ütitsest Alg-Õdagumere soome keelest. Ja nagu selle skeemi pealt ka näete, et see on ses ütest Pajusalu-Karli artiklist, mis on ses Kaljaperre joonistadu, et Põhja-Eesti kiil ja Lõuna-Eesti kiil ei ole eski mitte vele. Et Põhja-Eesti keele veli niivõrd kuvõrd on obis vadjakiil. Ja Lõuna-Eesti on üks tävvesti obis järele. Ja kui keeletiidlasi on ma neid ka keelevannuisi lugenud, siis niimoodi umbes üteldaski, et see Lõuna-Eesti haro läts umbes 2000 aastat tagasi järele. Liivi haro läts 1500 aastat tagasi järele. Ja kõik ülejäänu keele, Soome, Karjala, Vepsa, Vadja ja Põhja-Eesti numma umbes 1000 aastat vana. Ja Isuri on umbes 200 aastat vana. Isurit selle skeemi peal ei olegi üldse. Kõige vanem raamat, mida Soonjauni alale on võro kiil või Lõuna-Eesti kiil ilusale mustvalgele seenom, on see Agenda Parva, tuum ERMi fondin on ka oleman. Ja tuum siis sänne raamat on üldse sama jutt, on kõrraga 5 keelen kõrvuisi. Üks näist on siis Lõuna-Eesti kiil, ülejäänu siis ladina, läti, poola ja saksa. Ja tuu kiil, mis seal raamat on, tuum umbes samasugune kiil, nagu Põra-Õdagumere kõneldas, et Urvaste ja Karula kandil. Ja keeletiidles on ma arvanud, et 17. aastaga seal Tartu liinan umbes niimoodi võisigi kõnelda. Et Sipa Ildampa tuust Agenda Parvast või anti tulltrükust välja soomekeeline piibli ja lätikeeline piibli. Ja tuula alguses soomekeelen lätikeelen piibli välja tuli, naas Urvaste pastor Kutslav ka piiblit Lõuna-Eesti kiilde ümbre panda. Aga Kutslavil jäi ju poolele. Selle, et sõda tuli pääle, ta läts ära Tallinnahe ja järgmine kevväi kuuli ära. Aga veel nüüd Ildaigu löyti ka veel tema käsikirju üles, et Kutslavil piaaigu sai piibli ümbre pantus. Aga mõnikümmend aastat peale tuud, kui Kutslav ärkuuli, siis Kanepi pastor Virginius, ütlen oma pojaga, andseva välja Vahtse testamendi aastal 1686 Lõuna-Eesti kiilne. Põhja-Eesti kiilse uue testamendi trükist välja tulekini jäi veel umbes 30 aastat, või kui täpselt olla, siis 21 aastat kulusi, et sest tuli veel Põhja-Eesti keeline uus testament välja. Ja samal aol, kui see Vahtsene testament trükist välja tuli, arvada tuul aol on see Forselius välja oma edimise Aavitsa, kes Tartun tekse rahvakuulmeistritele seminari. Forseliuse edimist Aavitsat alal ei ole, aga arvatas, et umbes tuula olda välja tull. Aga Rootsi Lundi ülikoolin oma alale kats kõrdustrükku, minkast üks on siis Põhja-Eesti keeline ja tõnem Lõuna-Eesti keeline. Nii et täppästi selgele tehti vahet, et Eesti maa pääl või siis
siis Eestimaa ja Liivimaa peal, et Migandin seorahvas kõnel kattekiilt, põhjapoolsel üts, lõunapoolsel tõne. Nüüd ma küsidi käest, et ma olen näide puhul kõnelnud, et see on üks Lõuna-Eesti kiil, slaide peal on ka kirjan, et see on Lõuna-Eesti kiil. Seda on vanast ka tartu keeles nimetadu, aga milles joda ei saa nimetada võro keeles. Just, et see on aastal 17. sajandi lõpul Võro liina ja maakonna asutamiseni kulus veel 100 aastat. Et lihtsalt Võromaad ja Võro liina viiles ole oleman, kui juba selle keelen raamatit välja anti. Aga siis, kui Võro liin juba oleman oll ja Võro maakond juba oleman oll, 20 aastat peale Võro liina asutamist naksiva 3 miist vanalt Võrumaalt tollaigsest Võru maakonnast, mida saksa keeli kutsuti Kreisis ja vinne keelen Uiestis, välja andma Eestimaa edimest umakeelist aolehte, Tartu maarahva nädälleht. Ja selle lehekotsile üteldi ka, et see on tartukeeline leht, selle, et siis Võro maakond, Võromaa oli viil õnne 20 aastat vana ja siis oli liin ja maa oli viil nii palju noor, et liinaperre viil, Võro liinaperre viil kiiltes nimeta. Et kõneldi üks tartu keelest, aga Võromaa inemises ole kokku pandsema ja kokku olda pantu selle keelen, nii nagu Kanepin, Põlvan ja Võron umbes kõneldi. Aga see oli nii peretühe leht, et inämbus uudissit oli Väljamaa lehtist ümbre pantu, Saksamaa lehtist ümbre pantu, tuu pärast kõneldi ka, et Migandin on sääne sais, et Mats ja Saks lugeva sammu uudissid. Mõisniku naksivad saarile kaibekirja kirjutama, et talupoja saava peretu targast niimoodi. Ja kuna targast saava, siis na ei pruugi sõnna kullelda. Ja samal ajal Napoleon Euroopan teksega igasuguseid tükke ja tõtest saaril tulgi hirm peale. Ja 1206. aasta detsembrikuun keeleti selle lehe väljaandmine ära ja vähe tollest ära keeleti. Anti kõrraldus, et kõik ilmunu lehe eksemplari tuleb kokku korjata ja ärhäötada. Muidu jääs veel kohegi alale, kiäki midagi luge ja jumal tiid, mis halb juust tuleb. Ja häötatigi inämbus ära. Et viil 1195. aastal löyti perekord Peterburi määnsestki arhiivist üles tsipakene näid algupäratsid aolehti. Papa Janseni Pärnu postimeheni jäi viil pool sajandit. Aga sest nüüd viil tsipakene ildampaga, ka sellest Papa Janseni Pärnu postimehest, et kui Viidemann käve müüda Eestit ja teks igasugust keeletiidust ja tüüd, siis Peterburi tiiduste akadeemia alt anti välja ka sääne raamat nagu Võru grammatika. Ja tema oli kirjutanud selle küll dialektis, ta ütleb, et see on Verro Esnissen dialekt ja tõne kiil, mida Viidemanni perre tuudaigu Eestiin kõneldi, Viidemann nimest olla, et on siis Tallinna-Eesti dialekt, Reval-Esnissen dialekt. Et Viidemanni aigu 90 aastat peale Võro liina asutamist oli siis Eestimaa peal 2 liina, ming perre nimetati kiili, üks oli siis Tallinna liin või Reval tuudaigu ja tõnel Võro liin. Ja Viidemann kirjutas ka, et see on sama kiil, mida on sakkestega tartu keeles peet, aga see on mumete Tallinna keelest nii palju tõistsugumane. Et see tekst, mis mul on ekraani peal on, et see on siis nüüd välja võet 2000 aastal välja antu kõrdustrükist, on see sama raamat Tartu Ülikool on see välja, niimoodi, et on poolenisti saksa keelen ja ütlen eestikeelse tekstiga seal samal mann. Nii et es kulu 100 aastatki, kui juba Lõuna-Eesti kiil oli nimetadu Võro keeles, Võro maakonna perre. Ja Viidemanni aigu, ta ütel, et ta oli mingi 200 kihlkonda, mida kõneldas siis
et noh, Tartust peale, ütelgi, et Tartu on tegelikult inembuste kõneldes juba Tallinna keelen, huulmada liina ja maakonna nimest, aga et lõuna puhul ja õdagu puhul kõneldes sodaviil kooni Pärnu maakonna Halliste kilkkunani välja. Et vanaste Mulgimaa oli tegelikult Pärnu maakonna küllen, mitte Viljandi maakonna küllen. Aga sõs viil edasi. 1885 anti välja sääne abits, kohe tõttest veel kaase peale juba kirjutadu, et see on võro keele abits. Et kui alati on tollest, et ka Forseliuse abitsat tetti Lõuna-Eesti keelen, sest selles ole kaase peale kirjutatu. Neid võro keeletsid kooliraamatit tegelikult anti välja küll. Sakesti oli sinna peale ka kirjutadu, et see on mõteld Tartu ja Võrumaa rahvale või Tartu ja Võrumaa koolilatsile. Aga et sest 1885 kirjutati abitsale üks mustvalgelt peale, et see on nüüd vastne võro keeli abede raamat. Ja mulle väga miildus luke selle Hurda Juhani kirjutadu edesõnna vastest võro keeli abede raamatust. Võro keele vanembil on lugemise oppamine ja latsil oppmine liigrasse ja tarvitava ka sellepärast väga palju aiga ning nägeva lõpmada palju vaiva, kuna tallinna keele kõneleil selle poolest palju hõlpsam kõrdum. Nii et ka Hurda Juhan, kea abitsa kokku pandse, es kõnele mitte eesti keelest, aga kõnel võro keelest ja tallinna keelest. Ja viil. Ent mõned saavad vahest ütlema, meil on ju Tallinna ehk kirjakeele raamatu, pruugitagu neid, see on asi kõrran. Võro murrak peab ju muidugi ühendusele ohverdatud saama, sellepärast ei pea selle kirja enam opetamagi ja selle murraku raamatit ei ole sugugi vaja. See on hää küll ütelda, ent väega rasse täüta. Võro keelt on kaunis lajalt ja ta ei saa küll veel nii pea otsa saada. Ja tast samast tekstist kirjutadu pealt 130 aastaga tagasi tulega ilosale välja see keelehoiak. Et hurt, kea paiga peale miis, kea selle keelen kõnel ja kea selle keele aabitsa välja on see selle jaos oli see kiil. Niisamata nagu oli Tallinna kiil. Aga et tõse, kea ütles, et seda ei ole vaja, seda ei pea keeles. Ütles, et see on võro murrak ja et seda murrakut ei ole vaja. Et juba see on sama hoiak, et murrak on tegelikult juba halvasti üteldu. Ja tõne asi, mis tul ka muu jaos vahtse tiidmisega, et ka juba sõs oli pruukmisen sääne sõnapaar, et võro kiil ja kirjakiil. Et Tallinna kiil on kirjakiil ja võro kiil on võro kiil. Et näed, et meil on ju Tallinna ehk kirjakeele raamatu, pruugitagu neid, see on asi kõrran. Tast viil üks näüde, see on ka 17. sajandist katsraamatut, edeldas ütselses mingi perenduse jagu ja täna oli Velitside koguduse kirikuraamat. Konna võro keelen kirjutadu, nii et võro kiilt pruugiti kirjan juba ammu, aga võro keelestes naata kõnelema kui kirjakeelest, kuigi taad kirjutati. See üks perede illus keelepuu. Seod vallale seleta ei jõba, aga jätke meelde, et kui Google'ile lüüti kas või õnne, et linguistic tree või linguistic family tree, et siis leveti see pildi üles. Ja tast on hää kaia, et hääd kätt all nukan, kas ma saan nüüd hiire, võt näed. Et ta on oma soome-ugri keele, ta on eesti ja eesti kõrval on ilusale ka võro. Lisas viilab liivi ja vadja ja ingeri ja aunuse, karjala ja vepsa ja lüüdi ja suurempalt on seal soome. Seal on soome ja saami keele ja ersa ja moksa ja kõik see. Et väljamaalaisi jaos on võro kiil täpesti olemas. Kuigi meil tänne Eestil on, nagu ma enne juba ütli, et juba tsaariava lõpust kõneldu, et võro murrakut ei ole vaja, et meil on Tallinna ehk kirjakiil ja tuust on küländ. Nii, ses üks pilt sellest, kuis võro kiil on üles märgit üleilma kiili andmebaasil. Et on nüüd sääne kotus nagu etnoloog, kohe on kokku korjat tiidmise kõigist ilmakiilist, nii palju kui neid on seal umbes 7000,
ja selle graafiku peale oma kõik nu 7000 kiilt sesse punktikõisiga ära pantu. Ja see ega kiilt saad järele kaia ja see programm tegi õkvale niimoodi värmilises ja et see kõllane täpikene on see võro kiil võrrelden kõigi üleilma kiiliga. Et ütel puhul, et see pikale tele peal oma keele elujõud ja pistu tele peal on kõneleide arv. Ja nagu näta, et just kõllatsest punktist allapoole jäävid kiili on üks palju inemb võrrelden tollega, mis ülespoole jäässe. Ja on näta, et täpikeisi on ka siin hääd kätt graafiku peal, et on kiili, kon kõneleid on kümnid miljonid või eski rohkem, kon see elujõud on kehvem. Ütelgi nüüd, kon selle graafiku peal on eesti kiil. No umbes võid pakku. Et inembust ma olen kuuldnu, et kõreldas, et eesti kiil on võro keelega umbes kõrvuisi või nii. Eesti kiil on maailma absoluutselt tipul. Et kui ilman on kiili kokku umbes 7000, siis eesti kiil on seal 300 ja 350 vahepeal, ma täpselt ei mäleta, kui on ta veel. Ja elujõu poolest, nüüd on põhimõtteliselt käpukene kiili, vast umbes 10, kui niigi palju. Kiämä eesti keelest iinpuul. No oma nagu teedad, et hispaania ja mandariini ja vinne ja ingluse, saksa ja või-olla rohkem bioleki. Et kui Kaia näütuses, et mis keelen, prantsuse ja tegelikult neid sipakene on. Et kiili kon kõneleid on rohkem kui eesti keele kõneleid. On, nagu ma ütlen, et pealt 300. Aga väga paljudel noidel on sais palju kehvem. Ja et eestlasil ei ole hädalda midagi. Umetami kuulemi, kui see eestlase, mitte et kõik, aga mõne eestlase kõnelased, et oi, eesti kiil on nii sillukane, eesti kiil kooles õkva välja, et kas me üldse jõuame eesti keelega midagi teha. Et eesti keele jaos kõige suurem poht on tuu, kui eestlase esi arvas, et eesti kiil on nii sillukane, et kooles välja. Võrokiisil on keelega sais palju kehvem, aga üldiselt ma väga ei ole kuulnud, et võrokis oleks hädeldanud, et võrokiil kooles välja. Et inembuste ma olen kuulnud, et tuugi ja võrokiilt kõneles, et tuu lihtsalt kõneles ja ütles, et kaegi üle jäänud. Et ja tahtu kõneles, ei taha ärku kõnel, kui tuu on tiba probleem. Aga tuu pärast võrokiil sillukene ole ei joht. Aga on üks asi, mille võrokase kokku ei ole lepne. Selle, et see on jauni tapeldas, et määne tuu õige võrokiil on. Ja üldiselt elu on näidanud, et suurem jagu võrokaisi jaguna see kattegruppi. Üks grupp oma säänsidki ja ütles, et õige kiil on tuu, mida ma kõnele. Ja kia kõneles teistmoodu, sest tuu kõneles võltsi. Ja tõne jagu on säänsidki ja ütles, et oi ega tegelikult, et ega kiäki mõistatud õiget võro kiilt, aga vot näed, et tuu mutikene sealt külast, et või tuu miis, või mul vanaima, vot tuu kõnel ainukesena õiget kiilt, aga nüüd säänest kiilt ei kõnele mitte kiäki. No tegelikult on nii, et kia võro kiilt kõneles, sest inembuste ta kõneles seda kiilt, mida ta on latsena kuuldnu, täiskasunud elun kuuldnu äropnu ja üldiselt ta on õige. Selle, et võro kiil ongi väga mitut muudu õige. Et tegan külana esi muudu. See on jälle üks asi, mida meil kooliopusega on sisse harjutadu, et kiil peab olema normiala pressitu ja kõigil ütte muudu ja kui normiga kokku ei lähe, siis on võlssi. Et võrukese ei ole oma kiilt keeletiidlasi kätte erandnu ja kõik ütles, et nii nagu meil kot on kõneldi, nii on õige. Et annab üks näüdus all, et eesti keelen on sõna praegu õnne ütte muudu, et siis võro keelen on tolle jaos nüüd pealt 10 sõna. Kõik on õige. Ja ka selle sama ütsiku sõna peale vahepeal mintes vaidlema ütles, et sa ütled parhilla, aga tegelikult meil üteldi põrõla.
kui ma võin need ka ette lukea, see on siis parhilla, parhila, põrhõlla, parhõlla, parla, põra, para, parhalla, põraaigo, parahalt, parhalt, paraaigo, prõlla, põrhõlt, põrõla, või oled kongi on viil, mäneki külä vai talo vai kodo, kia ütles hoopis niimoodi, nagu näil on ütelda, ja kõik on õige. No võt. Sest nüüd sellest, mina on võro keelen esijärelist, mille on võro keel tõistmuudu võrrelden eesti keelega. Et üks asi, edimine asi on siis see, et ütsegu sõnnu oma tõistmuudu ja laussid pandas tõistmuudu kokku. Ja selle jaos on ka sõnaraamatit, ja ütsjagu sellest erinevusest ongi see, et eesti keelen ja võru keelen on küllalt palju sänsid sõnnu, mis on magas täpselt samasugutse või peaaegu samasugutse, aga tähendas eri asju. Siis järgmine asi on kakkehelü. Eesti keelen on tuu tõnne üten sõnan, sest kui päed raputada, see üteldas aga eestlase ka tuud kirja panda ei mõista. Et kui eestlase tahtva tuud kirja panda, siis nad kirjutas MKM, Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, aga tuu ei ole ju MKM, tuu võrokese oma ka sellepärast pea veerand sajandit vaielno või pea 30 aastat vaielno, et kus seda peas kirja pandma, et sääne helü on keelen ammu oleman. Kia mõistu ütles seda välja, sa tiid, et kui on üks suured pini, siis on suured pini. Ja kui on üks pini, siis on üks pini. Ja on üks suur vaih, kui üteldas, et ma istu, või tõsele üteldas, et istu. Ja sai sarvu küll. Aga selle kirjapandmisega on siis pruugitu 3 muudu. On pruugitu siis kuutähte, ülemest sängukest, aga inämbus võrukesi pruukva säänest kirjapandmist, kun kakkehelü on kirja pandmata. Nii nagu ka eesti keelen näütuses vältidi panda kirja ja keelemõistja pead esi tiidma, et kas on memme või on memme, või nagu pehmehüsti panda kirja, et kas on tulp või on tulp. Et inämbus võrukesi ei taha ka kakkehelü kirja panda, nad lihtsalt tiidva, et kuna ta pead ütlema. Siis on meil vabahelle kokkukõla, asi, mida eesti keelen üldse ei ole, soome keelen, ungari keelen näütuses on. Seal on ka üks plakat uus jaos, et kui on märsseletedu, sa ei näe, sul on ta korstna takan. Et see põhimõtteliselt tähendas, et kui edimine vabahelü on edevokaal, siis on kõik edevokaali. Kui edimine vokaal on tagavokaal, siis on kõik tagavokaali. Et eesti keelen on rebane, edevokaal, tagavokaal, edevokaal. Võru keelen on rebäne, kõik on edevokaali. Ja seal on siis pildi peal nätad, et kus nu vokaali jagunes, et kui nakkad esi ütlema, siis tunnet, et ütsjagu vabahelle tule, ütsjagu tule nagu keele otsast, tõne jagu tule kurgust. Et A tule kurgust, aga E tule iist. Ja I on siis sääne, mida pruugitas mõlemad muud. See on see pehmehüs, mida eesti keelen üteldas palatalisatsioon, mida meil on palju rohkem. Ja mida on siis vahepeal näidatu ka määnsegi sängukesega. Edimises näütes ma olen toonud, ta on navitrolla nime, põhjaeestlase ja sukugi ei tiia, sellest asjast ütles kõik õige, et see on navitrolla, no aga ei ole, see on navitrolla. On ju suur vahe, noh. Aga muideks selle järgi tuntakse ära Lõuna-Eestis. Täpselt. Mulle öeldi Tallinnas, saad elust. Täpselt. See ongi see navitrolla, mitte trolla, vaid trolla. Just. Ja see, et kas on pluss või on pluss, kas on mantel või on mantel, kas on pudel või on pudel. Jah, et lõunaeestlasel on seda pehmehüst hästi palju, selle, et see on tähtsa, see tähendas erinevaid asju. Ansak, palju, oll, marja ja tõnekord see pehmehüst tähendas ka seda, et kas on minnevaig või on ollevaig. Et and on oleva naun, aga and on mineva naun.
Sest vabahelü muutumine kui välde muutus, sellest põhjaeestlase kunagi arvu ei saa. Sealt pead meil väga pikalt oppama, selle, et sääne asi ei saa ju võimalik olla, et kui üteldas nimikäänus siin, et meil on võro kiil, ja kui sa tahad kõnelda võro keelest, sest nime ütles, et no võro kiilest peeti kõnelema. Et tuu vabahelü muutus, et on kiil, keele kiilt, kuul, kooli, kuuli, küük, köögi, küüki, tuul, tooli, tuuli. Aga tõnekõrd ei muutu kah, sõltus sõnast, et või olla ka vabalt, et on kuul, kuuli, kuuli ja tuul, tuule, tuult. Et seo kas vabahelü muutus või ei, sõltus sõnast. Põhja-Eestin seo kunagi ei muutu, Lõuna-Eestin muutus. Võru keelel on katsi õõd, meil on korgõõ kah oleman. Põhja-eestlasel tuud ei ole. Ja mu käest on selle peale alati küsitud, et tuun on mõni näüde, et kus ma sellest arvu saa, sest kõige parem on pruuki näüte sõnnu näütuses tõne ja kõgõ, kun on kõrraga üten sõnan oleman mõlemba õõ. No minu, kõgõ. Sest minevao eitus, et kui põhja-eesti keelen minevana on eitus tähendas seda, et ei jääs samasugutsesse, aga verb muutus, siis võru keelen on nii, et verb jääs samasugutsesse, aga muutus eitus. Et kui olevana on ma ei tiia, sest minevana on ma es tiia. Verb on täpselt samasugune, eitus on tõne. Eesti keelen on, et ma ei tea, ma ei teadnud. Muutu verb. Aga võru keel on selline põhimõtteline asi, verb minevana on eitusen ei muutu, muutus eituse sõna esi. Ja sinna otsa vil ka tuu, et meil on tagaeitus ka oleman. Tia es, ole õi. Ses on meil seo tselü, keeletiidlase ütles jolle kotsile Afrikaat. See on seo, kun T ja S oma kõrvusi kuul niimoodi, et ta üteldas ütes helüs ja tolle pärast juba vanalaol sõsku migandi rahvale naati prii nimi andma, sest selle asemele väga sakesti kirjutati Z-täht. Nagu Tsirel ja Tsibo ja Tsiga vistes panda kellelegi nimes. Aga kõnnen Tsiga on ju täpesti oleman. Ja erinevalt eesti keelest on veel seo, et meil on ju koolin kõigil selge sopatu, et essi kõrval pead olema kõva täht, et võro keelen ei pea. Ja tõnekõrd on niimoodi, et tuust sõltus ka tähendus, et kas essi kõrval on kõva täht või pehme. Et partsi tähendas ütte asja ja partsi tähendas teist asja. Ja 3 näütavat asesõnna, seo, ta, tuu. Eesti keelen on kats, see ja too. No. Kui palju on võro keele mõistit? Edimist kõrd Eestimaa aoluun 2011. aasta rahva ülelugemisel suure surmaga saimi küsitluste sisse ka murdekeele mõistmisel. Meil perad ühe miil, samamoodi setodel ja mulkel ja kihtlaisel ja saarlaisil, et kunagi varramba ei ole säänest asja küsitud. Nüüd siis küsiti. Tul välja, et üle Eesti kokku oli neid pealt 130 000, ja ütlivad, et nad mõistva lisas Eesti kirekeelele või standardkeelele viil määnestki paigapäälist ummakiilt. Ja noist üle poole oli nuuk ja ütlivad, et tuu, mida nad mõistvad, on võro kiil. Umbes 12 000 on noid, ja ütlivad, et nad mõistva seto kiilt, 10 000 oli ja mõistsiva mulgi kiilt, tsipakene tartu kiilt, et 3/4 oli siis lõuna-eesti keele. Mõne on ma mulle ütelnu peale seda rahvalugemise tulemust, et kas näiteks nüüd nii palju et äkki eks mõni võlsse. Või oled võlsse ka? Aga ma olen siis selle peale vasta küsin, et aga kui ta juba võlsse, mille ta siis võlsisse seda kihnukilt mõist? Selle, et kui sa võlsid, siis ei ole vahet, või seto kiilt, või saare kiilt. Kui võlsid, siis mis seal vahet?
Aga tõsest küljest, et kui ta oleks tahtse võlssi, et ta mõist võro kiilt, siis järelikult seal on mõnegi põhjus. Aga mille ta pidi tahtma võlssi, et ta mõist võro kiilt, kui ta tegelikult ei mõista? Ju ses tahtse, ju ses oli põhjust. No aga igal juhul säänsena tulemuse oma. Et umbes 75 000 oli 10 aastat tagasi näid inemiisig ja ütlivad, na mõistu võro kiilt. Ses kon elässenu inemise, ja ütlivad, na mõistva võro kiilt. Et see on sest nüüd valdu perre ärvärmit, nii nagu rahvalugemise tulemusel tuli. Ja väga ilusale joonistus välja see roheline nukk siin all, et põhimõtteliselt Valgast kooni Piirissaareni ja siis Setomaa valla tuleva ka välja, et seal on võru keele mõistid veidem, selle et seal ütlevad, et ta mõistu seto keelt. Tartun ja Tallinnan on neid hulga, ongi ilusale näte, et kus Võrumaalt on võru keele mõiste tsipakene kauempale läinud ja väga põnevalt joonistus välja ka Tartu-Tallinna maanti. Et sääne tsipakene heledam ribalätt. Et juuses mõne võrukese naksiva Tallinna poole minema, aga viisi väga pikalt minna, jäivad kohegi tiiviirde. No ei tea mille. Aga siis tule välja, et nii Tartu kui Tallinnan on ka umbes 10 000 võro keele kõnelejat kummangi. Aga siis viil kaegi seda kaarti, et Valgast kooni Piirissaareni on nüüd see kõige tumedam roheline. Ja see on siis nüüd, see peaks olema edimine kaart, mis on joonistadu peale Võro maakonna tegemist, vaid seda tsaariaegset maareformi, kui osa maakonna, Tartu maakond lahuti ära. Internetil on selle tegemise aastas märgita küll 1783, aga tuud ma ei usu, selle et annab ka Võro liin peale joonistadu, aga 1783 Võro liina viiles ole, selle et Võro liin asutati 1724. Aga näed ilusale Valga liini ja sealt välja, Valga kreis, Valga maakond jäi tegelikult siist alla, suurem ja kõigi Lätimaa peal. Et siis Valga liinast kooni Piirissaareni. Siin on siis Petseris, on siis Setomaa jagu, mis on Pihkva kubermang. Ja ilusale on peale joonistadu ka Katese Kihlkonna keskust, Argla, Karula, Rõuge, Vahtseliina, Urvaste, Kanepi, Põlva, Räpile. Tsipakene vahtsem kaart, mis on siis joonistadu 12 aastat peale Võro maakonna moodustamist 1796. Selle on regio viil spetsiaalselt Võro instituudi telmisel tenne suurembas ja puhtambas. See on siis Mellini atlasest perit, aga Mellini atlas endaga nii suures ole, kui ta miiaustetti, Vana-Võrumaa kultuurikohan on ta ka saina peal, ilusas puhtast etty. Et kon on siis joonistadu Katese Kihlkonda väga täpselt välja ja ta on ka kõik tii ja majapidamise ja suuremba küla peal, nii nagu 1796. aastal oli. Setomaa või siis Pihkva kubermangu jagu on selle kaardi pealt välja jäänud ja jälle, et need Piirissaarest Valgani, aga ta on juba siis täpsempalt neid sälke. Ja see on siis nüüd viilvahtsem kaart, on Katese Kihlkonda on ka eri värvega peale joonistadu ja see sama, et Valgast Piirissaare piirini. Selle kaardi peale on ka Setomaa joonistadu. No umbes see sama kaart, mis sealgi on. Seal on ta muidugi täpsem, seal on kõik majapidamise peal. Ega üks saab aiad täpselt, kus ta peri on või kus tal sugulase on või on vanaema puhul on käyty. Aga see on Vana-Võromaa tuun mõtten, et vana Katese Kihlkonda, mis oli olemana ammu enne Võro maakonna tegemist 18. sajandi lõpul. Kihlkonna oli oleman juba 14.–15. sajandist. Et Võro kiil on umbes 2000 aastat vana, kandi Kihlkonna on mainitu juba mingi 400–500 aastat tagasi. Maakond selle Katse Kihlkonna pealt joonistati tsipakene rohkem kui 200 aastat tagasi. Ja ta on mis siis nüüd olemi.
kost saia teedust, et mis asi see Vana-Võrumaa sus on. Et ses meil oma 4 muuseumit, riigimuuseumit üle selle Vana-Võrumaa Mõnisten, Karilatsin ja 2 tükki ses Võro liinan. Selle slaidi peal mul on nimi jäänud praavitamata, et sellest suvest ei ole jäänud oleman Põlva talurahva muuseumit, sellega oli hästi palju segedust. Seda muuseumit minti otsima Põlvahe, aga see oli Karilatsi külän tegelikult, Põlva kihlkunan. Ja nüüd on selle muuseumi nimi Karilatsi Vabaõhumuuseum. Et ses Mõnistest kooni Karilatsini on ses 2 Vabaõhumuuseumit. Mõnistuma on pääleki Eesti kõige vanem. Ja ses Võro liinan on meil Vana-Võrumaa kultuurikoda ja Kreutzwaldi memoriaalmuuseum. Ja kui lüüti Google'ile Vana-Võrumaa muuseumi, siis saati põhimõtteliselt kätte väga lühkelt kõik 4 muuseumit. Ja Vana-Võrumaa muuseumi oma ses Väreti. Vana-Võrumaa kultuurimano on võimalik sealt igasugust asju edimelt niisama näete ja mano ka küsida, kia taht. Võro keelekotsile on peradu hää teedust säia sellest, et kõigepealt, et meil on 2 sõnaraamatut oleman. Võro-Eesti sõnaraamat on muidugi läbi müüdü, aga Eesti-Võru sõnaraamat on Seoni Aunivil oleman, suurempin puuten, ja oleman ka veebisõnaraamat, kus saad näid otsi, nii võrokeelitse tähenduse kui eestikeelitse tähenduse perre ja saad neid kullelda ka. Ja seda on võimalik kõige lihtsam kätte saia niimoodi, et lähed Võro instituudi kodulehe peale ja võtad sealt võro kiil ja saadki selle sõnaraamatu kätte. Ja võro kiilt saad ka igasugutsist raamatupuutest, et ütsegu raamatit oma katskeelitse. Ta on nuka peal üks vagivahtsene võrokeisi söögiraamat, mis on nüüd võro ja inglise keelen ka oleman, mida varrambas ole. Latsi raamatit, me oleme enne võrokeelitsid, et mida saad ka nii külaliisile kui esihindele ette lugeda vai latsile. Ja ses lõpetuses ma olen alati näidanud juba aastid ütte säänest slaidi. Maxim Marketin oli vahepeal saina peal, et mõni aastak tagasi oli latsiaidu käest, latsiaia latsi käest küsitud, et mis on Võrumaa rikkus. Ja sest seal on neid hästi palju, ega ma kõik ei saa pildistada, et see on lihtsalt üks näide Parksepa latsiaia latsi poolt, et rikkus on tuud kodu oma ilosa ja värske õhk on ja raha on ja Munamägi on ja Kiige oma ja Eesti lipp ja Süäme ja keskel on siis ütelda, et Võro kiil on kõige ilusam kiil. Et olge teid ennet kullemast ja mingu teil kõik hästi. Saiske pist, teke midagi.